Tere! 40. kunsti- ja kultuurinädal on äsja möödunud. Selle teemaks oli Itaalia ning täna olemegi siin Tallinna 21. koolis, et teile näidata, kuidas 11. C-klass Itaalia koolipereni tõi. Garderoobid muutsime me Itaalia metroopeatusteks. Siin on näha peatuseid erinevatest Itaalia linnadest. Imetoreda hobuse tegi meile siia 10. C-klass. Tema sümboliseerib nii Hiina hobuse aastat kui ka mitmeid ratsamonumente, mida leidub igalt poolt Itaaliast. Kappide koridori otsustasime me panna mitmetest Itaalia filmidest postereid. Siit leidub näiteks režissöörid nagu Luca Guadagnino, Federico Fellini ning heliloojaid näiteks Ennio Morricone. Siia on teinud taaskord meie armas 10. C-klass Romulus ja Remuse. See kuju sümboliseerib Rooma linna loomislugu. Söökla tegime me Toskaanaks ning just seal on näha palju viinamarja istandusi. Siin saab nautida päikeseloojangut. Tere tulemast Sidrunipoodi. Oleme praegu meie kooli puhvetis ning selle oleme me transformeerunud sidruniteemaliseks turismipoeks. Kraanide juurde on meil maalitud kivist näod, mida võib kohata igal pool Rooma tänavatel. Sporti saate tulla tegema Stadio Olimpicosse. Siia on meil maalitud akveduktid, mida kasutati Antiik-Roomas vee transportimiseks. Kooli aatriumisse oleme me toonud väikese Veneetsia. Siin on näha nii väikeseid paadikesi, sildu ning värvilisi majakesi. Kohvik, kus sai kunstinädala ajal osta kõike head ja paremat, on tehtud kõige klassikalisema Itaalia restorani moodi. Mina võtan vist ühe paniini. Oi! Kohvikule sai ka lisatud toolid ja lauad, et tuua külastajale kõige parem kogemus. Aatriumisse lisasime ka toredad värvilised aknad, et tuua siia tõelist Vahemere tunnet. Meie käisime seal. Võimalus on ka uurida Itaalia kaarti. 40. kunsti- ja kultuurinädala puhul tegi meie armas Tiina Meeri oma kleitidest näituse. Siin on meie imeline penoplastist kolosseum. Kas te teadsite, et siin tehtud penoplastist? Fotoseinaks tehti meile ka tore piisatorn. Raamatusse panime me teksti, mis räägib Itaaliast ja kunstinädalast. Õpetaja Käämer andis meile oma toredad Itaalia liirid, et teha neist näitus. Aula tegime me ümber La Scala ooperimajaks. See koht on üks kuulsamaid ning väärikamaid ooperimaju kogu maailmas. Teise korruse vanamajas oleme me kujutanud väga mitmeid Itaalia kuulsamaid maale. Ronimisseinale maaliti meile lumised albid. Esimesest 3. korruseni on uue maja uste kohal Itaalia luksusbrändide sildid. Kuna Vatikan asub Itaalias, otsustasime me, et on tähtis kajastada ka Itaalia imelusaid kirikuid. Seega tegime siia kirikunurga. Vanamaja treppide seinadelt võib leida pea iga Itaalia kuulsa inimese. Siin on nii leiutajaid, kunstnikke, moeloojaid, näitlejaid kui ka sportlasi.
Teaduse korrusel oleme me kajastanud erinevaid leiutisi. Siin seina peal on näiteks Galileo Galilei teleskoop. Siin õhus on Leonardo da Vinci lennuki makett. Seina peal kuldlõikejoonis. Laes esimesed prillid. Ning teise seina peal Vitruviuse mees. Itaalia eluolu korrusel leiame mitmeid sümboleid Itaalia eluolust. Nagu näiteks vespad, valged liiljad, mis on Itaalia rahvuslilled, rippuvad riided, mis sümboliseerivad Trasteveeret. Siin saate lugeda lühikest juttu toidukultuurist ning siit saate õppida Itaalia käemärke. Aventinuse lukuauku saate piiluda siin ning lugeda rohkem infot selle kohta. Samuti siin saate keerutada 3 korda Milano pulli peal, et tagada hea õnn. Siin saate teha pilti ning proovida, milline näeks traditsioonne Itaalia tarantella riietus välja sinu peal. Aitäh, et tulite meiega kooli peale ringi vaatama. Kujunduselementide ajaloost kuulete rohkem reisisaadetes ning ülejäänud kunstnädala ürituste salvestused leiate kooli YouTube'i kanalilt. Tšau!